Mul on täna selline sõna teile. Siis ma olen selline mees, et mulle ei meeldi käia McDonaldsites. Sest McDonalds täidab teie kõhtu, aga ei toida teid. Ja Jumala sõnaga on sama asi. Ja täna me siis palume kõigepealt, et taevane isa, palun aita mind tuua see sõna esile, mida sina oled tahtnud sellele kogudusele. Ja räägi sina igale ühele eraldi, räägi üle minu kõne, räägi südametele Jeesuse nimel. Amen. Siin teise Peetruse kirjas on siis selline koht, et teise Peetruse 1:10. Sellepärast vennad, olge veelgi innukamad kindlustama oma kutsumist ja äravalimist, sest kui te seda teete, ei väärate te iial. Et soomekeelne ütleb ka niimoodi, et tehke kindlaks oma kutsumine. Me elame praegu sellisel ajal, kus väga palju räägitakse tegelikult sellel samal teemal. Ja viimati just kuulsin, et keegi ütles, et võib-olla sa oled kutsutud kokaks või autojuhiks või insenööriks. Mina seda ei usu. Et Jumalal on oma loogika ja see on teistmoodi kui inimene loogika. Võib-olla sind on tõesti kutsutud kokaks või piloodiks või ükskõik kuhu. Aga mina usun, et Jumal on andnud igale ühele, ka sellele kogudusele, on andnud oma annid ja oma ametid. Ja me peame need ametid lihtsalt üles leidma. Ja nüüd me lähme Vanasse testamenti, mis on minu lemmik. Ja siis me natuke räägime Vanast testamendist. Ja siis sina tuled joonistama, aga mitte veel. Ma ütlen siis, kui sa tuled joonistama. Teate, ma olen hakanud lugema eestikeelset piiblit. Et seda on huvitav lugeda. Pole ammu lugenud. Ja vaatame siis teise Moosese 33. Siin räägitakse koguduse telgist. Loeme siit sellise huvitava koha 8. salmist edasi. Iga kord, kui Mooses läks välja telgi juurde, tõusis kogu rahvas püsti ja iga mees seisis oma telgi uksel ning vaatas Moosesele järele, kuni ta oli läinud telki. Ja iga kord, kui Mooses oli läinud telki, laskus pilvesammas alla ning seisis telgi kohal ja ta kõneles Moosesega. Ja kui kogu rahvas nägi pilvesammast seisvat telgi ukse kohal, siis kogu rahvas tõusis üles ja nad kummardasid igaüks oma telgi uksel. Ja issand kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. Siis Mooses tuli tagasi leeri, aga tema teener Joosua Nuuni poeg, noor mees ei lahkunud telgist. Siin on nüüd, räägib telgist, koguduse telgist ja siis räägib sambast. Ja me vaatame veel ühte kohta selle sambaga. See on natuke sissejuhatus alles. No nii, 40. Siin 40. on huvitav. Siin ta ütleb, et siis pilv kattis kogudusteelgi ja issand auhilgus
täitis elamu. Isegi Mooses ei võinud minna koguduse telki, sest pilv oli laskunud selle peale ja issand auhiilgus täitis elamu. Ja kõigil oma rännakul läksid Iisraeli lapsed teel alles siis, kui pilv elamu pealt üles tõusis. Aga kui pilv ei tõusnud üles, siis nad ei läinudki teele kuni selle päevani, mil see jälle üles tõusis. Ja elamu peal oli päeval issanda pilv ja öösel oli sellest tuli kogu Iisraeli soo kõigil nende rännakuil. Siis mõelge nüüd seda, et seal oli koguduse telk ja koguduse telgis oli oma kord, me seda veel käsitleme siin mingil ajal. Ja nüüd siis Iisraeli rahvas ei läinud liikvele enne, kui pilv läks liikvele. No meil Uue Testamendi aegsel kogudusel ei ole enam nähtaval kujul pilve, meil on pühavaimu ligiolu. Vahest see pühavaimu ligiolu ilmneb isegi pilvena, ja vahest ta ilmneb tulena. Aga kogudus ei läinud liikvele enne, kui pilv läks liikvele. Et meil on hea mõelda nüüd lõpuaja kogudusel, et kuidas meie kogudus tegutseb. Kuidas kogudus läheb liikvele? Kas lähevad niimoodi liikvele, et mingid vennad või vanemate kogu või juhatus otsustab, et nüüd lähme liikvele. Ja siis me lähme liikvele ja teeme mingeid asju ja palume, et Jumal õnnistaks meie asja. Või siis me teeme nii, et me ootame, et Jumal meile räägib. Ja ta meid kinnitab ja ta juhatab meid. Ja siis me lähme liikvele, sest siis me teeme tema asja, mitte me ei tee oma asja ega palu Jumalat õnnistama oma asja. Isiklikus elus on täpselt sama asi. No nii. Vaata siin 38 ütleb niimoodi, et tuli kogu Iisraeli soonähe, siis 40. peatükki 32 salm. Soonähes kõigil nende rännakul. Teate, on üks huvitav asi veel. On selline asi, et mäletate, kuidas Jeesus tegutses. Jeesus tegutses nii, et kui ta nägi, mida isa tegi, siis ta tegi neid samu asju ja siis ta sai võidu. Ja nägemine on väga tähtis, et sa näed piibli sõna nii, nagu ta on kirjutatud. Keegi ütles selle kohta nii, et loe nii, nagu on kirjutatud, usu nii, nagu on kirjutatud, siis sa saad nii, nagu on kirjutatud. Ja Eeliaga oli sama asi. Mäletate, kui ajaraamatus on see lugu, kuidas Eelia võeti tuliste hobustega taevasse ja vankriga. Ja siis ta ütles Eliisale, et kui sa näed seda sündmust, siis sa saad meil kahekordse võitmise. Kui sa ei näe, siis sa ei saa. Et see nägemine on meil väga tähtis, kuidas me näeme Jumala sõna ja kuidas see Jumal meile selle kaudu räägib. No nii, siis ma tahan öelda veel ühe asja. Vaat ma olen pannud siia omale niimoodi, et 3:11, aga ma ei pannud nagu, et mis 3? No vaatame. Okei, siin on selline koht, see on 3. Mooses 11. peatükk. Ja siin räägitakse puhtast ja ebapuhastest loomadest. Ja meil Uues Testamendis on muidugi nii, et me võime, meil on kõik puhtaks tehtud, et me võime süüa
mida iganes. Et sõna ütleb, et ei ole tähtis see, mida me sööme, tähtis, mida me räägime, mis tuleb meil suust välja. Aga Vana Testament on meile selline nagu sümboolne keel. Ja siin ta ütleb niimoodi. Ma ei tahaks seda tervet peatükki lugeda, aga vaatame siit mingid kohad. Need loomad, keda te võite süüa kõigest loomadest maa peal. Iga loom, kellel on sõrad, täielikult lõhestatud sõrad ja kes märetseb, mälu võite süüa. Ja siis siin on räägitud nendest loomadest, kes märetsevad, aga kellel pole sõrgu. Ja siis nendest loomadel, kellel on sõrad näiteks seast, aga tema ei märetse eesti keeles. Ja siis ta ütleb siin salmis 47, et te teeksite vahet roojase ja puhta vahel, looma vahel, keda tohib süüa ja looma vahel, keda ei tohi süüa. Ja nüüd see oli tema kogu mõte, et me oskaksime teha vahet. Et meil on üks asi, mida me peame õppima elus tegema vahet roojase ja puhta vahel. Ma olen niimoodi öeldud, et kui on loom, kes märetseb, aga kellel pole sõrgi, see on umbes samasugune loom nagu filosoof. Et filosoof mõtleb teemasid, ühte teemat ja teist teemat ja kolmandat teemat. See on nagu lehm, kellel on mitu magu. Toit käib ühest maast teise ja nii edasi. Tema on filosoof. Aga selline loom, kellel on sõrad, aga ta ei märetse, see on teoloog. Aga meid on kutsutud, et meil on mõlemad. Me peame sööma Jumala sõna nii, et see meile läheb ühest maast teise. Me võtame aega Jumala sõnaga. Me märetseme seda Jumala sõna. Ja siis me seisame Vanal ja Uuel Testamendil. Seisame Vanal ja Uuel Testamendil. Siis see tuleb meile eluks. Siis me oskame vahet teha. No nii, see oli sissejuhatus. Ja nüüd me läheme siis meie põhikohta, põhiteemasse. See on 4. Moosese raamat. 4. Moosese raamat, 1. peatükk. Tead, juudi köök on selline huvitav, et seal on mitmeid toite. Ja kui jagada sõna niimoodi mitmekesiselt, siis terviklikkus on väga huvitav. Siin esimesest peatükist kohe esimesest salmist alates. Ja Issand rääkis Moosesega Siinai kõrbes, koguduse telgis, 2. kuu 1. päeval, 2. aastal pärast nende lahkumist Egiptuse maalt öeldes. Võta arvele kogu Iisraeli laste koguduse pead, nende suguvõsade kaupa, nende perekondade kaupa, nimekirja järgi kõik meesterahvad pea pealt. 20-aastased ja üle selle. Kõik, kes Iisraelist on kõlvulised minema sõtta. Sina ja Aaron lugege nad ära nende väeosade kaupa. Siin hiljem räägitakse leevlastest, aga praegu räägitakse 20-aastasest ja ülespoole. Ja nüüd ta 4. Moosese alguses Jumal siis palus Moosest, et ta loeks üle kogu rahva. Muidu oli rahva lugemine keelatud. Et kui rahva loendus tehti, siis igaüks pidi tooma ohvri selle eest. Et Iisraeli rahvas ise ei võinud teha rahva loendust, vaid siis, kui Jumal käskis, siis nad pidasid rahva loendust. Et meie kogudustes ikka loetakse kogu aeg rahvast juba sellegi pärast, et kõik maksaksid 10. Ja väga täpselt ollakse sellest, et igaüks
igaüks siis oleks kirjas. No see oli lihtsalt selline vahemärkus. Ja nüüd ta siis ütleb niimoodi, et vaat see on huvitav, kuidas ta siin räägib. Et igas nendes hõimus oli peamees. Ja siis ta ütleb nii, et ja teiega olgu igast suguharust mees, kes on oma perekondade peamees. Ja nende meeste nimed on siis siin loeteldud 6-16 salm. Ja siis ta käib läbi, nad käivad läbi, palju neid on sõjakõlbulisi mehi ja siis kõik 12 suguharu käiakse läbi. Nii. Ja siis räägitakse leviitidest, et leviidid on kutsutud kohe sündimisest alates. Ja leviidid, kui kutsuti sündimisest alates, nad olid kohe määratud telgiteenistusse. Aga nad said sinna teenistusse alles siis, kui nad olid 30-aastased. Et need, kes olid normaalsed sõjamehed, normaalsed kodanikud, need olid 20-aastased. 20-aastased. Siis said sõtta. Ja nüüd meil kogudustes on niimoodi, et kui inimesed tulevad usule, siis teisi pannakse kohe tööle. Nad ei ole veel korralikult kasvanud sisse, neid pannakse kohe tööle. Aga neid, kellel on kutse, teised tulevad usule ja neil on kohe kutse Jumala riiki. Ja koguduse vanemad peaksid nägema, et kellel on kutse. Ja neid ei tohi tööle panna kohe, vaid nad peab andma kasvada. Ja nemad kasvavad tavaliselt kauem kui normaalne sõdur. Jeesus alustas ka oma tegevust alles 30-aastaselt. Nii. Nüüd me alustame joonistamisega. Me joonistame siia sellise kasti. See on siis telk, koguduse telk. Ja siin ta ütleb nii, teises peatükis. Issand rääkis Moosese ja Aaroniga öeldes, Iisraeli lapsed, löögu leer üles, igaüks oma lipu juurde, oma perekonna märgi juurde. Siis igal perekonnal oli märk. Nad löögu leer üles ümber koguduse telgi, sellega kohakuti. Esikülg ida poole löögu leer üles Juuda leeri leibkond. Nii, nüüd me kirjutame siia kõigepealt ida ja siis siia lõuna ja siis lääs ja põhi. Nii, ida pool, meil oli öeldud, et ida pool on 3 sugukunda. Juuda, kirjuta siia Juuda, ida poole. Juuda kõrvale Isaskar. Ja tema kõrvale siin alla võid kirjutada Sebulon. Tahan võtta jääda. Eeldi oli väga hea. Sebulon, väga hea. Ja siis öeldakse 9. salmis, et nemad lähevad teele esimesena. Siia pane number 1 kuskile. Oma 1 äkki siia. No siit ta pane number 1. Siis on esimene. Ja. Ja siis lõuna poole pane sellised sugukunnad nagu Ruuben. Ruubeni kõrvale Simeon ja Simeoni kõrvale Gaad. Ja nende kohta öeldakse salmis 16, siin öeldakse niimoodi, et nemad lähevad teele järgmisena. Soomekeelne piibel ja ma kontrollisin Soome vana piibli ja 1700 aasta piibli öeldakse, et nemad lähevad teele teisena. Et see on tähtis, et nad lähevad teisena teele.
nii, ja siis lääne poole kirjuta Efraim, tema kõrvale Manasse ja Benjamin. Nemad lähevad liikvele kolmandana. Vaata, kui huvitavalt siin on öeldud salmis 17. Seejärel mingu teele kogudusel koos leviitide leeriga teiste leeride keskel. Siis leviidid lähevad liikele mitte kolmandana, vaid lähevad lihtsalt teiste keskelt liikvele. Ja nüüd põhja poole kirjutame siis, põhja pool tuleb Daan, Aser ja Naftali. Ja nemad lähevad liikvele viimasena, mitte neljandana, vaid viimasena. No nii, väga hea. Jätka see meelde, et need on tegelikult väga tähtsad asjad. Ja siis meil on leviidid kolmandas peatükus. Siin on öeldud, näiteks 15. on öeldud, loe ära Leevi pojad nende perekondade kaupa, nende suguvõsade kaupa, loe ära kõik meesterahvad 1 kuu vanused ja üle selle, siis see on tähtis, et leviidid võetakse arvele 1 kuu vanuselt juba. Ja nüüd siis Mooses luges ära issanda sõna peale, nagu teda kästi. Ja need olid Leevi pojad, ta oli 3 poega, Gerson, Kehat ja Merari. Ja nüüd nendel oli ka siin süsteemis oli oma koht, kus nad on. Ja öeldakse niimoodi. Gerson lased, suguvõsad lõid leeri üles elamu taha lääne poole. Need lääne poole kirjutame Gerson lased. Ja siis meil on nii, et järgmine on kehatlased lõid leeri üles elamu kõrvale, lõuna poole, kehatlased. Ja siis on põhja poole tuleb Merari. Aga nüüd siis ida poole siia tuleb Mooses ja Aaron. Siia peab kirjutama Mooses ja Aaron. Nemad olid ida pool. Vaata, kui huvitavalt, kui me vaatame seda telgimaja, me mõtleme teistpidi, et me lõunast läheb kõik pihta, tegelikult idast. Aaron on Eesti poiss päev. Ma ilustan natuke asja, lihtsam parata. Jaa. Sobib jah? Jaa, kõik sobib. Nüüd siis ma tahan teile tervikliku pildi joonistada, et hakkate varsti aru saama, milles on asi. Leviitide kohta 4. peatükist ma loen ainult 1 koha. Leviitide kohta loen 1 koha, see on siis 18. Ärge laske hävida kehatlaste suguvõsa tüve leviitide seast. Et leviitide seast kehatlased, need ei tohi nagu lasta ära surra. Et peab, siis neil oli selline nagu, kuidas siis öelda, oli selline võimalus, et nad lihtsalt surid välja. Ja öeldi, et ärge laske seda toimuda. Nüüd siis ma lähen natuke traditsiooni, et mitte teie aega liiga palju viia, siis mina millalgi, kui uurisin neid asju, see Jumal mulle need avas, siis mul tekkis küsimus. Mul tekkis palju küsimusi Jumalalt, et mida sa tahad mulle öelda sellega. Nii nagu teil praegu on minule küsimus, et mida sa tahad kõige sellega meile öelda. Et te magama ei jääks.
siis mina siis palusin Jumalalt, et Jumal, et räägi mulle. Ja ta saatis mind Iisraelisse. Ja Iisraelis ma kui läksin oma maja kohta, majutuskohta, siis mulle kõndis vastu üks naine ja ütles, et kuule, noormees, et Jumal käskis sulle anda selle kausta. Ja siis, kui ma selle kausta lahti võtsin, siis ma hakkasin aru saama, miks ta oli mulle kõike seda rääkinud. See ei olnud suvaline naine, see oli perenaine, kelle juures me läksime ööbima. Ja nüüd siis me peame veel kirjutama siia. Siia võib-olla keegi teine tahab kirjutada. Me peame kirjutama ida poole lõvi. Lõvi. Ja lõuna poole inimene. Ja lääne poole härg. Ja põhja poole kotkas. Me teeme veel sellise asja, et me kirjutame siia Eesau ja siis püha ja kõige püham. Nii. Las ta praegu olla natuke aega. Nüüd need sümbolid on väga huvitavad. Et juuda sümbol on idas, kus oli Mooses ja Aaron, oli juuda sümbol. Näiteks selline hõim kui Isaskar. Isaskari hõim oli selline hõim, nende sümbol on muuseas eesel. Ja ka nende ülesanne oli vaadata, millal sammas läks liikvele. Ja nemad teatasid sellest kohe siis teistele. Nendel oli ainult paar ülesannet. Igal ühel olid oma ülesanded. Ja nüüd lõvi on nagu ida pool. Ja me peaksime veel kirjutame hiljem natukene. Need sümbolid, need olid nagu sellised, ma võin öelda. Need olid nagu sellised lipud. Lipkonnad. Ja siis kõik need Iisraeli rahvas kogunes nende lippude alla. Et kui nad läksid sõtta, siis need lipud läksid nende ees. Ja nad teadsid täpselt, kus lipkonnas nad on. Ja mitte ainult nagu need leevlased, vaid kõik hõimud. Kõik hõimud olid niimoodi jaetatud, et nad igaüks teadsid, mis lipkonnas nad on koguduses. Et see on siis kogudus, mis kõndis Egiptusest tõotatud maale. Ja niimoodi nad iga kord kõndisid. Et kui pilv läks liikvele, siis kõigepealt läksid liikvele esimene, nii kui üks on, nemad läksid kõigepealt liikvele, siis teiseks läks liikvele lõuna, siis leevlased panid kiiresti telgi kokku, siis läksid nemad ja siis läks lääs ja siis läks põhi. Ja niimoodi nad liikusid kogu aeg. Ja kui nad peatasid, siis sama süsteemi järgi nad nagu ehitasid oma telgi korda. Nüüd, kui me lähme edasi, enne kui me tuleme Uude Testamenti. Enne kui me tuleme Uude Testamenti, me korraks lähme Hesekielisse. Et te aru saaksite asju, mis te peate aru saama. Hesekieli esimene peatükk. Siis Hesekielis räägitakse nendest 4 pildist. Ja kui Hesekiel oli seal Kebari jõe ääres, siis ta nägi midagi sellist, midagi nii võimsat,
et ta ei teadnud, mis asi see on. Ma loen ainult 10. 1:10. Nende näod olid niisugused. Esiküljel inimese nägu, neliku paremal küljel lõvi nägu, neliku vasakul küljel härje nägu, neliku tagaküljel kotka nägu. Siis samad asjad ta kuvab. Eri tõlkedes on natuke teistmoodi, aga põhimõtteliselt on sama asi. Ja siis on 11. ütleb huvitavalt, niisugused olid nende näod. Teate, kui huvitavalt soomekeelne piibel ütleb nende nägude kohta, ta ütleb nii. Ja nende näod, lihtsalt ütleb. Et ta nagu paneb rõhku, et need näod on tähtsad. Et need sümbolid on tähtsad. Need nende näod. Ja siis hiljem seal räägitakse Jumala auhiilgusest. Milline on Jumala auhiilgus? Kuidas ta on nendes sümbolites sees? Jumala auhiilgus. Ja nüüd, kui me vaatame näiteks 10. peatükki, seal räägitakse sama asja. Räägitakse ka nendest nägudest, aga räägitakse ka ratastest. Nüüd me võime teha veel ühe sükse asja, mis läheb natuke huvitavamaks. Tule siia tahvli ette ja kirjuta, tule sina, ja kirjuta sinna niimoodi, et põhja poole kirjuta Matteus. Matteus ja siia Luukas. Ja sinna Markus. Ja põhja siis Johannes. Ja nüüd, kui veel mahub kuskile, siis peaks kirjutama siia Jeesus kuningas ida poole. Läbi jälle? Ja. See on väga hea. Ja Jeesus inimene. Ja siis Jeesus teenija või karjane. See on siis siia. Ja. Ja põhja tuleb Jeesus Jumala poeg. Nii, jätame siis nüüd meelde need sümbolid. Ja nüüd siis tuleme, lähme veel nii, me lähme nüüd edasi Pauluse kirjadesse. Ja Pauluse kiri Efesolastele. 4. peatükk. Ja siin on niimoodi. Ja ta andis mõned apostliks, teised prohvetiks, teised evangelistiks ja karjasteks ja õpetajateks. Ja kui me nüüd selle paneme ka siia tahvlisse, et me paneme siia ida poole apostel ja prohvet, siis ei lähe nii suureks. Mahub ikka. Mahutame. Ja siia me paneme evangelist. Ja läände me paneme siis karjane. Ja põhja tuleb õpetaja. Ja nüüd need on kõik prohvetlikud ametid. Kõik need ametid on prohvetlikud. Ja kui me lugesime Vanast Testamenti, mäletate seal 4. Moosese 4.18 me oli öeldud, et ärge laske evangeliste surra koguduses välja surra. Sest kui evangelistid surevad välja koguduses, siis koguduses tuleb soolamülgas. Et evangelistid on väga tähtsad. Et kui mina oleksin võimeline, siis mina annaksin, palkaksin nad isegi.
evangelistid peaksid palkama, nad peaksid tööd tegema, neil on and antud Jumalalt, et nad lähevad ja teevad tööd. Aga need, kes lähevad kõigepealt liikvele lähevad Mooses ja Aaron. Läheb liikvele apostel ja prohvet. Apostel ja prohvet peaks eelkõige minema liikvele. Ja mis nende apostlite ja prohvetite ülesanne tegelikult on? Nende ülesanne on minna uutele kohtadele, prohvetlikus vaimus, avada need kohad ja järgmiseks läheb liikvele evangelistid nendele kohtadele. Ja evangelistid teevad oma töö ära ja seal vahel on siis leevlased. Need on, kuidas neid nimetad, vanemate koguks või ülistajad või kes nad siis on. Nemad on nagu vabad, peavad liikuma kogu aeg. Ja siis tulevad karjased. Ja karjased on need, kes teevad hingehoidu nendele, kes tulevad sisse. Need, kes tulevad sisse Jumala riiki, vajavad hingehoidu. Ja kõige viimasena siis õpetajad õpetavad neid. Ja need ametid on kõik prohvetlikud. Nad on prohvetlikud, seepärast, et ei suuda muidu õpetada, kui prohvetlik vaim ei tee lahti sõna. Et muidu sellest tuleb ainult niisugune teoloogia. Aga me ei taha teoloogiat, me tahame mõlemad sõrgad ja märetajad. Ja nüüd siis see on ka huvitav, Jeesu püha ja kõige püham. Siia peaks veel kirjutama. Siia kirjuta 10%. Jeesu peale või? Siia. Muidu ei tea, kus kohta see kuulub. Ja, siia kirjuta 30. Ja siia 60. Ja siis kõige pühamasse 100. Siis me võime veel teha ühe väikse asja. Neid läbi Piibel on täis neid, kuidas ta nagu 4 asja kogu aeg räägib põhimõtteliselt. Ei tea, kuhu siia mahub kuskile, kuidas see eesti keeles on need nilgad või? Soome keeles on nilgad, eesti keeles on pahkluud, pahkluud, pehluud. Kas see pahkluud läheb siia väljapoole, jah, ida. Ja siia võib panna põlved. Ja mis need siis need longad on? Puusad. Siia on puusad. Ja seal on siis üle pea. üle pea? Vesi läheb üle pea. Vaata Hesekieli 47. peatükis on räägitud, et tuleb mees, kes mõõdab nii, et ja nüüd meil on, see räägib meile kristlasest. On neid kristlasi, kes see on nagu, ta ei ole mitte Moosese ja ta on nagu välisõuel. Ta ei ole sees eesõues, vaid ta on telgi väljapoolt. Telgi väljakul on 10% usklikud. Need, kes maksavad 10% kümniseid, mis on väga õige, sest kümnised pandi enne, kui seadus tuli. Aga siis, kui sa lähed juba telki sisse ida poolt, ida on ka Jeesuse sümbol. Sa lähed sisse telki, siis sa hakkad juba maksma rohkem. Ja siis, kui sa tuled pühasse, et ma ütleksin niimoodi, et suurin osa karismaatilisi kogudusi ja nelipühid kogudused on see 60% kristlased. Ja siis on kõige püham. See on 100%, et sa oled tervinikult andunud Kristusele. Mina tean ainult ühte inimest, kes on 100%
teenib Jumalat. Ta on Jeesus, jah. Aga me pürime sinna suunas me pürime. Ja nüüd on nii, et kui me vaatame veel lõpuks, vaatame ilmutuse raamatut, siis ta räägib meile, et ta nägi nagu uut Jeruusalemma. Ta ütleb, et see on mõrsja, nagu kogudus. Nüüd, ma ei tea, mida te näete siit, kui te vaatate seda pilti. Mina näen näiteks sellist asja, et kogudus on palju rohkem kui lihtsalt praegune mudel kogudusest. Ja Hesekiel meile räägib, kui suur auhiilgus on selles koguduses. Kui palju ta on andnud koguduse kätte. Ta on andnud tegelikult Tallinna saatuse koguduse kätte. Ta ei ole andnud poliitikute kätte. Ta on andnud usklike kätte. Ta on andnud Eesti saatuse koguduse kätte. Ta on andnud Soome saatuse koguduse kätte. Aga see peaks kuidagi selgeks saama. Ja ma ei ütle nüüd seda, et me peaksime hakkama vaatama, kes meilt on apostlid, prohvetid ja nii edasi, inimlikult seda asja tegema. Teate, ühe korra ma pidasin Soomes piiblitunni nendel samadel teemadel, võib-olla osa oli teistmoodi. Ja siis vennad tulid minu juurde ja ütlesid, et tead, Olavi, see oli nii huvitav, mida sa rääkisid, et me oleme otsustanud, et me jagame 5. Et üks on apostel ja prohvet ja nii 5 venda siis leidus. Ja nad palusid, ütlesid, et tead, me oleme selle otsustanud nüüd ja kuidas on, seal oli pastor oli kaasas ja et kuidas, kas sa võiksid palvetada meie pärast. Ja mõtlesin, et appikene küll inimesed, et nüüd teete, mis teete, aga mis teha. Ja siis ma palvetasin, nad täitusid kõik vaimuga. Ja ma panusin armu Jumalalt, et anna neile inimestele armu, et nad ei saa nüüd aru, mida nad teevad. Sellepärast, et läks 1-2 kuud ja mis juhtus? Nad kõik riidlesid omavahel, kes meist on suurem. Et see oli nagu inimlikult kokku pandud. Näiteks, kui ma vaatan Helsingit, siis ülevalt poolt, nagu niimoodi suures laastus, siis Helsingi piirkonnas on kogudusi, kes ainult õpetavad. Nad on üks kursus teis otsa, nad kogu aeg ainult õpetavad. Siis on selliseid kogudusi, kes ainult evangeliseerivad. Nad käivad ainult tänavatel, nad midagi muud ei tee kui evangeliseerida. Ja kui sa sinna kogudus lähed, siis sa käid nendega, jooksed kogu aeg kaasas. Ja siis on neid kogudusi, kes tegelevad ainult hingehoiuga. Seal on siis healing room'i ja kõik võimalikku ja need tegelevad ainult hingehoiuga. Ja siis on neid kogudusi, kes on nagu apostlikud. Nad peavad kogu aeg uutele territooriumitele minema. Ja suures plaanis see teostub, see Jumala plaan. Aga nüüd, kuidas väikses plaanis seda asja näha, siis on tähtis, et me palvetame ja küsime Jumalalt, mida tema tahab teha. Ja kuidas tema tahab õhutada üles, siis kutsumine ja valik. Siis keda on kutsutud apostliks, keda on prohvetiks, keda evangelistiks, keda karjaseks ja keda õpetajaks. Ja kui sa nüüd leiad oma koha, siis sul ei ole vaja võistelda naabri selle kutsega. Sul ei ole vaja seda teha, sest sa tead, et sul on võitmine sellest, mida sa teed. Ja vahest võib olla nii, et sa oled kõikides sees. Ja vahest on sul ainult üks. Ja see sõltub sellest, kuidas sa nüüd liigud, kuhu Jumal sind liigutab.
sest meie ju teenime Jumalat, meie ei tee siin iseennast, me ei tee vaimulikult karjääri. Kui me vaimulikult teeme karjääri, siis me oleme midagi valesti aru saanud. Et siis vaimulikus maailmas ei tehta karjääri. Et see karjääri tehakse mujal, mitte vaimulikus maailmas. Ja selle kohta ma tahaksin veel öelda selle ilmutuse raamatu kohta. Täna me laulsime ka sellest. Linnal ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle paistaksid, sest Jumala kirkust valgustab teda ning tema lamp on tall. Ja nüüd kogu selles asjas, Jumala kirkuses, mis ta paneb oma koguduse peale, lõpuaja koguduse peale, ta vajab lampi. Ja et Jumala kirkus on nii suur, et ei ole vaja päikest ega kuud. Aga me eksime selles kirkuses, kui meil ei ole lampi. Ja see lamp on tall, tapetud tall. Ja kui seal ei ole talle, siis see ei ole Jumalast. See kirkus on midagi muud, aga mitte Jumala kirkus. Aga kui seal on tall, siis seal on Jumala au. Ja sellises koguduses on Jumala au. Nüüd võtke see, otsige, küsige Jumalalt, kus te seisate. Kus te seisate kogudusena ja kus te seisate ise. Et leidke oma koht. Ja siis, kui te olete selle leidnud, siis te püsite ja tehke tööd. Mul on nii hea meel sellest vene vennast. Tema on evangelist. Ta on nii evangelist, kui olla võib. Ja ärge laske tal, pidage temast hoolt. Väga pidage hoolt. Joo, aga pidage tast hoolt, et ta on väga tähtis mees. Et ma ütleksin nii, et ta on üks tähtsamaid. Aga need kõik osad, nad on kõik tasavõrdsed. Et karjane ei ole kõrgem kui evangelist, õpetaja ei ole kõrgem kui karjane, apostel ja prohvet kõik on samal. Ja nüüd, kui me oleme kõik selles samas, aga me teame, kuidas me liigume, kuhu püha vaim meid tahab liigutada. Vot mina tahan näha veel siin lõpuaegadel. Tahan näha sellist kogudust, kes on täis Jumala au. Muidugi neid kogudus praegu ka. Aga kuidagi, et kes liiguvad selles apostlikus, prohvetlikus võitmises. Sest vaat minul on selline pilt sellest, mida me lugesime Efesose 4. Et Jeesus nagu jagab endast. Ta jagab endast välja nende 4 kaudu. 4 teenimisviisi kaudu. Ja selline kogudus on võitmatu. No nii. Jeesuse nimel. Amen.